No nii, ja käes ongi päev, kui me lähme Riiga, et Andra saaks endale silmaoperatsiooni. Kaasa oleme võtnud Marta ja kuigi sinna saab ka minna Lux Expressi bussiga, siis mõtlesime, et seda korda lähme autoga, et tagasi tulles käia läbi ka Ikeast, mis oleks bussiga veidi keeruline. Nii et pakkisime kodinad kokku ja hakkame sõitma Riiga. Poolel teel Riiga ei tahtnud Marta magama jääda, nii et me pidime ta autost välja võtma. Siia ta jääb. Oleme jõudnud hotelli ja mis on probleem? Pole majutust. Täna magame autos. Pole hullu, vähemalt homme näed. No nii, viimane päev prillidega. Loodame. Mis emotsioonid on? Pole hetkel veel. Ma ei suuda vist veel uskuda seda väga hästi. See ei ole nagu kohale jõudnud vist veel. No elame ja näeme siis. Ja me oleme tegelikult kohe teel esmasesse siis kontrolli. Aga enne suutsin ma asjad keerulisemaks ajada, et kõik, kes tulevad Solomatiini operatsioonile, saavad tegelikult ööbida tasuta Tallinna Riia hotellis. Aga kuna siin on ainult üks tuba ja suuremad toad on kõik pukitud ja Martaga on päris keeruline siin ühes piisikeses toas olla, siis kunagi nii kaua järjest sosistanud, kui meile me sosistasime päris kaua. Et siis me bookisime Airbnb's endale toa. Nii et nüüd me teeme niimoodi, pakime asjad kokku, viime need autosse, lähme kontrolli ja siis lähme uude place'i. Aga see parkla on super creepy siin nagu. Saime autoliftiga sõita. Nii, me oleme kohe kohal. No nii. Nüüd hakkab tulema ärevus sisse. Parkimise majast välja sõitmisest siia ma olen nii suur ärevus, et veel ei ole. Ma muuseas olen siin ees teinud oma viimase pildi prillidega. Või noh, olenemata sellest, et ma olen praegu prillidega. Aga üldiselt. Vot nii, siia me lähme 5. korrus. Ma käisin vahepeal Martaga jalutamas. Mis sulle tehti? Igast asju. Põnevaid asju. Näiteks? Vaadati üle silmad, vaadati... Jää kaugemale. Sain teada, et mu silmad on super kuivad. Aga ma sain aru, et see ei ole vist takistus. Okay. Ja kõige kohutavam oli mingisugune protseduur, kus sa olid vist silma kuivust testisid. Ja siis nad näitasid lihtsalt nagu mingit super eredat valgust silma. Ja siis oli mingi, et hoia oma silmad lahti ja see ei olnud väga lihtne. Aga ma sain hakkama ja nüüd me tuleme kella 3 ajal tagasi. Okei, ja mis siis tehakse? Siis on vist arsti läbivaatus ja siis 4 umbes ütlesid, et on operatsioon. Nice. Nii et 2 tundi veel. Andra astus vorjust välja ja sai aru, et kõik on nii ere, talle pandi mingisugused tilgad silma ja nüüd ta ei näe. Aga pole hullu, sest mina näen ja mina
kui päevakangelane sõidutan meid kohe meie uude ööbimiskohta. Jee! You can make a little bit more. Yes, not too cold. Yeah. Okay. Andra mõtleb, kas ta kirjutab alla. Lugeda, nagu mul on nii pime, et ma ei tea väga. Andrele pandi sildad silma, nüüd ta ei näe. Mind ei lastud eile kaasa minna, aga Andra läks üksinda ja räägi, kuidas siis see operatsioon käis, mis tehti, kui meie teed lahku läksid selle eest. Kõigepealt ma läksin ühte ruumi, kus mulle anti siis viimased tabletid, nagu läks jumal teab, mida ainult tegema. Aga valuvaigisti ja rahusti anti, kuigi seda rahustit, kui mul oleks nagu küsitud, kas ma vajan, siis ma pigem ei vajanud. Ma kartsin ja ootasin terve aeg, et millal see närv mul sisse tuleb, seda ei tulnudki. Siis nad panid mu pikali, panid mul ilusa rohelise kitli selga ja siis nad tegid operatsiooni ära. Kuidas oli? Milline see välja nägi? Kõigepealt mind pandi ühe laseri alla, siis mingi masin, kus nad siis lõikasid selle pealmise kihi lahti. See võttis aega mingi, ma ei tea, pool minutit kokku, võib-olla mõlemad silmad. Siis nad keerasid mind teise aparaadi alla, kus nad siis tegid need viimased protseduurid ära. Kõige ebamugavam vist oli seal see, kui nad loputasid mu silma. Sest nagu ma ei tea, see kuidagi oli veits vastik. Aga muu oli kõik nagu, ta ei ole nagu super mugav protseduur, aga samas seal ei olnud mitte midagi hullu. Ma kartsin kõige rohkem seda, et kuidas on see hetk, kui nad mulle klambreid panevad, et silm lahti püsiks. Ma kartsin seda, et mis ma nagu, et see on vastik, kui ma ei saa pilgutada silmi. Aga see ei olnud, sest nad panid mingit tilku ka, mis seda endast siis nagu väljendas. Mul oli kogu aeg tõlk kõrval, kes tõlkis kõike, mida nad teevad minuga, mis nagu järgmiseks, mis nüüd, mis ma tegema pean. Et isegi kuigi ma inglise keelest saan aru piisavalt, aga see oli ikkagi väga julgustav. Ja see op võttis aega kuskil, ma ei tea, kokku võib-olla 10-15 minutit. Ja siis ma ootasin seal natuke aega, vaatas arst üle, pandi kaitseläätsed pandi tegelikult upil juba. Vaadati üle, kõik oli korras ja siis ma sain minna koju magama. Mina ootasin Andrat kodus, olin valmis, et on pime, ei näe midagi. Tüüp tuleb, ma näen kõike. Aga siis ta viskas pikali, magas ja nüüd täna ta näeb kõike. Ma ei tea, ta sõidab isegi autoga praegu koju tagasi. Nii et tundub, et läks hästi. Väga hästi läks. Tere! Minul on nüüd opist möödas nädal, tegelikult saab homme nädal ja mõtlesin, et ma teen väikese vahekokkuvõtte, et kuidas see nädal läinud on. Taastumine on olnud super lihtne, tegelikult juba järgmine päev peale operatsiooni ma sõitsin ise autoga koju. Ma küll arvasin, et silmad võib-olla väsivad ära, aga ei väsinud. Kõige võib-olla väsitavam tegevus ongi olnud arvutis olemine, et seda ma olen üritanud vältida nüüd põhimõtteliselt eilseni. Eile ma juba sain nagu pikemalt arvutis olla ja ekraani vaadata, aga telekat vaadata, autot juhtida, telefonis olla ei ole mingi probleem. Tänaseks on kadunud ka see, et enne ikkagi silmad kippusid mingi aja peale kuivaks minema, aga et oligi see, et ma kogu aeg ikkagi silmad andsid ise märku, kui nad tilka tahavad. Aga nüüd on ikkagi niimoodi, et ma pean panema endale äratuse, sest et veel kuni homseni ma pean panema antibiootilisi tilku ja siis soovitatakse umbes 6 aega kuni 3 kuud panna veel kunstpisaraid, aga seda siis puhtalt nagu vastavalt vajadusele. Mingisugust paistetust midagi ei ole olnud. Esimesed 2 päeva oli küll see, et ma hommikul ärkasin, siis silmad olid natukene rähma ajanud, siis ma selle füsioloogilise lahusega lihtsalt natuke hästi õrnalt puhastasin ja hommikul kohe siis panin ärgates kunstpisaraid ja see tõmbas kohe nagu silmad klaarimaks. Mis siis veel?
mingisugust ütleme mingit valu või midagi ei ole ma siiamaani tundnud. Taastumine on olnud igati kerge. Paljud lähedased on küsinud, et vau, et kas sa tõesti juba näed, midagi ju silmas üldse näha ei ole. Ja tõesti ainukesed märgid olid need, et sellel silmal oli väike täpp siin all ja siin oli väike nagu, natuke siuke nagu suurem lau all, siuke nagu verevalum, aga see on ka sellest, see on täiesti normaalne. Tänaseks ma näen täiesti selgelt kõike, mingisugust udusust ei ole olnud, kuigi öeldi, et see udusus võib esineda, aga siiani mul seda tulnud ei ole. Ma ütleks, et ma näen isegi paremini, kui ma nägin enne läätsede ja prillidega, et pilt on nagu rohkem fookuses ja elu on igati mõnus. Nii et kes vähegi kaalub opile minekut, siis ma kindlasti soovitan seda väga, sest see elu ilma läätsede ja prillideta on täiesti suurepärane. Mis mul on olnud veel, on mul see, et ma õhtuti tahan minna läätsesid silmast ära võtma ja hommikuti hakkan prille otsima. Nüüd täna hommik oli esimene hommik, kus ma prille otsima ei hakanud, aga siiamaani olen ma iga hommik, et kus mu prillid on ja siis mul tuleb meelde, et ma ju ei vaja enam prille. Aga ma olen kuulnud, et see esineb päris paljudel. Samamoodi mul on see, et ma üritan prille kogu aeg üles lükata, kuigi ei ole ju tegelikult midagi ees. Aga tõesti, ma väga soovitan, ma olen väga rahul. Ei pea ka muretsema selle pärast, kui näiteks peale operatsiooni tekib mingeid küsimusi, siis on võimalik kirjutada Solomatini lehe Facebooki. Seal on eestikeelne klienditeenindus, nad vastavad hästi kiiresti. Samamoodi on võimalik ka helistada, kui on mingisugune väga pakiline küsimus. Ma muudest ei oskagi öelda. Kõik, kes veel kohtlevad, siis ma tõesti 2 käega soovitan minna. Miks on nii pundud välja näeb? Ma olen nagu idioodi